Tere ilusat esmaspäeva hommikut! Mina Liina Vetik jagamas mõtteid ja kogemusi, mis loodetavasti ehk aitavad sind oma ettevõtte, oma südameasja ja süsteemi ülesehitamisel, et saaksid ellu viia oma missiooni ja sealjuures ennast siis tunda mõnusalt ja naudinguga. Et seda teekonda ikkagi naudinguga läbi teha, jah? Täna jagan sulle mõtteid koostöö teemal, ehk siis kuidas leida endale head koostööpartnerit ja mis on selle taga. Kui sa oled ettevõtlusmaailmas või sa oled alustamas ettevõtlusega siis, või päris alguses või oled juba mitu aastat tegutsenud, siis tõenäoliselt oled sa kuulnud väljendid, et koostöö on kiireim tee eduni. Ja miks see nii on sellepärast, et koos me jõuame rohkem kui üksinda. Meil kõigil on 24/7 24 tundi ööpäevas ja lisaks ettevõttele või tööasjadele me peame tegelema ju kõige muuga. Ja koostöö on teatavas mõttes enese võimendamine, et sina saaksid tulemusi. Küll aga on paljudel inimestel raske endale leida koostööpartnerid, kellega asjad sujuksid, kelle vahel on niisugune mõnusalt voolav, ühised mõtted, hea tegutsemine, ja nad liiguvad justkui nagu niisugune tõeline powerhouse koos edasi. Mis on selle taga? Et miks osadel õnnestub leida omale väga hea koostööpartner ja miks osadel ei õnnestu? Loomulikult, nagu ka kõiges muus, on elu siinkohal ka samamoodi peegliks. Ehk siis, kui sul on raske leida inimest, kellega koostööd teha, siis tuleb vaadata iseendale otsa. Jah, nii karm, kui see ka ei oleks. Ehk siis ma natukene avan oma kogemusel, mis on selle koostöö mõtete taga, või miks ei suju asjad. Maailmas on laias laastus suhtlemise koha pealt, ükskõik milline see suhe siis on nii-öelda siis andjad inimesed ja on ka võtjad inimesed, ehk siis givers and takers. Ja andja inimene, ma tahaksin kohe selgeks teha, on külluse mõtteviisis, see, kes tõeliselt annab nii-öelda siis külluse pealt. Aga on ka neid andjaid, kes on tegelikult võtja mõtteviisiga, siis taker nii-öelda, ja nad annavad selleks, et saada. Ja seal mõtteviisi taga on puudusteadvus. Ma annan sulle täpselt selle pärast, et ma tean, et ma saan vastu, ja see tähendab seda, et on kogu aeg selline puudusteadus taga. Ja siis on need võtjad, kes on otseselt nii-öelda puudusteadus, et ma ei anna sulle enne midagi, kui sa mulle ei anna. Ehk siis hästi usaldamatus ja hirmud seal taga. Ja kui sina nüüd lähed koostöösse, siis kes oled sina? Kas sa oled andja või võtja? Tõeline andja, kes on tõeline andja? Tõeline andja on see, et ma näen seda inimest, ta võiks olla mulle potentsiaalne koostööpartner, aga ma lähen ja lihtsalt aitan teda, sellepärast, et ma saan, sellepärast, et mul on midagi, millega teda aidata. Ja ilma, et ma sellelt konkreetselt inimeselt või osapoolelt midagi vastu ootaks. Ma lihtsalt lähen ja ma tahan aidata sellepärast, et mulle tundub äge, mida ta teeb, ja ma tahan panustada selle inimese või osapoole heaollu. Ja mis on andja mõtteviis veel? Ta teab, et ta on hoitud. Et ma annan, sest ma tean, et see toob mulle alati kuskilt ringiga tagasi. Nimetame seda karmaks, milleks iganes, kellel on omad nimetused siis asjadele, jah? Aga ta annab sellepärast, et ta saab, tal on piisavalt, ta on ise piisav sees. See on tõeline andja. Ehk siis annan selleks, et see loob head nii mulle kui ka sellele teisele osapoolele. Ja kust tuleb vastu, millal tuleb vastu, ma ei tea seda ja ma ei peagi teadma, aga ma tean, et elu kannab. See on külluse mõtteviis. Alati on, kõigil on, piisavalt on. Aga siis on need võtjad ja annavad selleks, et nii, ma tean seda inimest või ma tean seda ettevõtet. Ja kui sa nüüd tahad kellegiga ennast ümbritseda näiteks, heade koostööpartnerite ümbritseda, siis loomulikult on hea, et sa saad aru sellest potentsiaalsest partnerist,
et mis temal toimub, mis tal valutab, kuidas sa saad talle kasulik olla. Absoluutselt on need vajalikud, isegi kui sa tahad anda, sa lihtsalt tahad seda inimest, sulle sümpatiseerib, sa tahad seda inimest aidata, siis sa pead tegema nii-öelda taustatööd. Sellest ma olen siin rääkinud, et kuidas saada nende nii-öelda edukate klientide või investorite, kelle iganes tähelepanu, kelle sul on vaja, sellest vaata nädalaid tagasi, siin oli selle temal video. Aga nüüd uuesti tulles tagasi selle juurde, sa teed selle researchi nii-öelda ära, ja nüüd sa lähed, koostöösse selle mõttega, et pakud lahendust ja siis lähed tingimustega, eks. Et tingimused ei ole ka halvad, kui me räägime ärilisest suhtest, eks. Aga kui sa täna isegi ei tea, kas ta on valmis koostööd tegema, siis hold your horses, ehk siis oota nüüd nende tingimustega, vaid püüa kõigepealt temast aru saada, kas te olete üldse hea match selles mõttes, koostöö mõttes, Ja siis, kui sa oled teda tundma õppinud ja sa näed, et sina saad talle kasulik olla, siis vaadake ja rääkige läbi, kas tema saab kuidagi sulle ka kasulik olla, Enne pole mõtet sinna minna ka päästma lootuses, et ikkagi märgake mind, jumala eest, ma ju teen, ma ju olen, Seal taga on, ma olen ise seal olnud, ma tean seda tunnet, mis see tähendab, ehk siis ma annan ja tekib see tunne, et ma justkui mitte kunagi ei saa piisavalt vastu, See on ebapiisavuse muster, see tähendab seda, et sa annad selleks, et saada, eks. Aga ma annan, sest ma tahan anda. Mul on piisavalt, ma olen külluses, Ja ärilises mõttes ongi siin see, et kui me räägime, ka müük on andmine tegelikult või siis see turundus, mida me teeme, see on andmine. Mina praegu ka teile siin annan, Ja ärilises mõttes on ju täiesti okei, see ei ole kuidagi halb, et sa teed pakkumise, aga just sealt pakkumise juures jälle, et me ei pane kogu seda survet, me ei pane kogu ootust sellele inimesele, Küll aga on nüüd see, et andmisel, kui sa kipud iseendast üle sõitma, Oi, ma nüüd pean andma, sellepärast, et ma tahan väärtust luua selle inimesele, või sellele osapoolele, siis see on enese alaväärsus ja seal taga on teistpidi ebapiisav muster, Ja see viitab ikkagi sellele, et sa annad selleks, et midagi vastu saada. Sa annad selleks, et kellegile ennast tõestada. Proovi jõuda endaga sinna kohta, et see isiksus või see partner või kes iganes tundub mulle põnev ja ta teeb ägedat asja ja ma tahan teda aidata, toetada, Kas või alustame sellest, et sa hakkad lihtsalt jagama tema postitusi, et temal läheks paremini, Ja siis ühel hetkel sa saad teha lihtsalt ettepaneku, aga ilma surveta, et ta peab sellega kaasa minema. Kui lähe, on fine, Ja sa tead, et elu toob sulle tagasi, niikuinii kannab, kõik on külluses, Aga sa lihtsalt teed sellepärast, et sulle meeldib see, mida sa teed ja sa toetad teda, sa jagad tema, sisu, emaile, sotsiaalmeedia postitusi, mis iganes, lihtsalt anna, Aga tegelikult mina olen ka seal olnud, ma olen seda tundnud, Ja meil on nii raske teiste võite jagada. Meil on nii raske jagada seda, et näed, inimesel läks hästi ja tegi. Miks? Sest suuremal osal meist täna on puudusteadvus. Ja meil on see kadedus, et kui temal läheb hästi, siis minul läheb halvasti. Just kui peaks nii olema. Aga tegelikult on nii. Sa tahad jõuda enda sees sinna, et kui temal läheb hästi, siis läheb ka mul hästi ja me saame koos drive'ida, Ja kui sa tunned, et näed, tema läheb, et sööb minu pealt nii-öelda kasumit, siis mis juhtub on see, et sa ei ole, see on peegel sulle, et sa ei ole ise ennast võib-olla selles koostöös väärtustanud ka, Et kõigepealt sa pead enda jaoks, mis on sinu jaoks okei, Ja siis sa saad minna koostöösuhtesse, kus te mõlemad tunnete ennast väärtustatuna ja üldse suhtlusesse. Te mõlemad osapealed peavad ennast tundma väärtustatuna. Kui üks või teine ei tunne, siis see ei ole hea koht, kust edasi minna. Sina pead tundma ennast hästi ja mitte olla haavatud, et näed, teine ei märganud, vaid sa pead ise kommunikeerima välja, mida sina vajad, eks, kui lähebki koostööks.
ja olema aus enda vastu ja mitte nüüd survestama või alaväärsuse pealt jumala eest kinni hoidma sellest koostöösuhtest näiteks, vaid iseennast kõigepealt väärtustama, ütlema, et näed, mina saan seda koostööd teha niimoodi, sellistel tingimustel, kas see sobib sulle, leiame lahenduse, kas võiks olla ja kui te tõesti näete, et no ei tule otsad kokku, siis tuleb lihtsalt öelda, et okei, järelikult ei ole praegu meie aeg, võib-olla on see tulevikus, on ju. Aga mitte just vaata enda sisemisi tundeid, kas seal on kadedus, kas seal on nii-öelda haavunud tunne, et mulle tehti liiga või mulle tehakse liiga, siis see kõik on peegel sulle. Sinu eneseväärtustamise teemad, piisavuse teemad, on ju. Ehk siis vaata kõigepealt tundeid enda sisse ja vaata üldse, kui sa leiadki mingi inimese, kes tundub sulle potentsiaalne koostööpartner, kas see inimene oma väärtuste kõigega sobib sulle? Esiteks, on ju. Teiseks, kas ma tahan, kas ma ise olen valmis päris siiralt seda inimest aitama? Kas ma tahan jagada näiteks tema postitusi? Kas ma tahan tuua talle kliendi näiteks? Kas ma tahan teda aidata oma võib-olla kõige ägedamate inimestega oma võrgustikus? Kui sul tekib ei taha, siis ma küsin, miks? Mis seal taga on? Need asjad tuleb enda sees ära lahendada, ehk siis jõuda täielikult sinna, et mina olen äge ja see teine inimene on äge. Ja ma saan anda ja ma tahan anda. Seal taga ei pea olema teise inimese poolt just nii-öelda seda vastutasakaalu, vaid ma tahan aidata seda inimest ja lihtsalt sellepärast, et ma saan. Lihtsalt sellepärast, ja me kõik saame kõiki aidata. Ükskõik keda me valime aidata. Ja siis vaata, kas see suhe kannab või ei kanna. Ja kui ei kanna, on ka okei. Sina saad öelda, et mina andsin. Ma olen külluses, ma andsin ja ma tean, et see tuleb ühel või teisel moel tagasi. Eks? Edasi oleme juba usalduses ja elu toob tagasi, kui sina oled usalduses. Vot sellised mõtted, nii et vaata selle pilguga, keda sa tahaksid omale koostööpartneriks, või keda sa tahad lihtsalt aidata. Lihtsalt harjuta andmist ilma midagi vastu ootamiseta ja vaata, kuidas su mõtteviis läheb küllusse, et sul on piisavalt, sa saad anda, ja vaata, mis su elus pikemas perspektiivis sellist harjumust jätkates tulema saab. Aga vaata kindlalt, et seal ei ole seda pisikut sees, et ma pean saamagi tingimata tagasi. Hästi kerguselt, hästi külluse pealt. Ma loodan, et sa saad sellest vahest aru. Aga kellel on vaja nii-öelda enesekindlusega tööd teha, siis ma kutsun sind juba teisipäeval. 26. novembril on juba minu meeskonna poolt toimumas enesekindluse webinar, kes annavad siis edasi seda, mida mina olen andnud edasi ja on toimetas Marina selle sisuga ja ma väga soovitan sellest enesekindluse webinarist, see on tasuta, sellest osa võtta. Sa saad kindlasti enda jaoks sealt häid mõtteid, nii et see registreerimisleht on sul siin video juures, eks? Ja kust iganes sa seda siis vaatad ja tule vaata ja uudista kas või seda, kuidas siis Liina on osanud oma tiimile asjad üle anda. Nii et oleme arengus, oleme kasvus ja vaatame, kuhu me siis niimoodi külluse mõtteviisi pealt edasi jõuame. Kõike head sulle alanud nädalaks ja kui midagi on, siis kirjuta julgelt ja vaatame, kuidas me sind edasi saame. Tšau, tšau!